Üks kadestusvääriva energiaga Eesti mees võttis nõuks hakata valmistama rahvusvaheliselt nõutavat metallist käepikendust ehk haarajat piiratud liikumisega inimestele. Mina valmistasin selle abivahendi detailide painutamiseks rakiseid. No proovime, kuidas praktikas see painutamisabinõu siis töötab. On tarvis saada sellise muutuva raadiusega detail sellest sirgest detailist. Nii. Paigutan selle siia konksu taha, sest käepidemes surun selle rulli kokku. Nii, ja käsi läheb nüüd laiemaks, näete, siit läheb sõrmed annavad järgi. Tulen tagasi, jätan ära. Kontrollime, kas etaloni järgi. Nii, oleme saanud täpselt sama tulemuse, mis oligi nõutud. Nii et tuleb välja, et abinõu toimib. Jällegi paigutan abivahendi kruustangide vahele. Nii, detail läheb siis kuni piirani, siit eksentrikuga kinni ja alustan painutamist. Nii, see on üks märgis, kus maani on tarvis. Ongi õige kumeras. Avame, valmis ta saigi. Painutuspink töötab selliselt ülekandega selle hoovaga. Siin on kalasaba tappidel olev kelk selle aluse peal, mida saab täpselt reguleerimiskruvidega kõik loksud välja reguleerida, et lõpptulemus oleks täpne. Nii, sellele roostevabast terasest valmistatud haaratsile tuleb anda 2 painet. Esimene paine on 140 kraadi. Nüüd piiraja keerame kaugemale ja teise painde anname 150 kraadi. Nii lihtne see ongi.